Nädalavahetuse 21.–23. maini 2010 täitus Tartu linn sportlike üliõpilastega 15 riigist ja ligi 80 ülikoolist. Neil päevadel võõrustas Emajõe linn 26. rahvusvahelisi selli üliõpilasmänge enam kui 1600 osalejaga. Juba neljapäeval 20. mail kihas Eesti Maaülikoolile kuuluvas Tähtpere mõisa peahoones asunud mängude akrediteerimisstaap nagu sipelgapesa. Tudengeid ja esindajaid võeti vastu igast ilmakaarast. Lisaks mängud 1923. aastal asutanud Soomele, Eestile, Lätile ja Leedule ka Saksamaalt, Tšehhist, Kreekast, Ukrainast, Venemaalt, Taanist ja mujalt. Õhtuks saabus ka kaua oodatud Hiina kõrgkoolide delegatsioon. Mängude avatseremoonia reede õhtul juhatas sisse kõigi osalevate sportlaste ja ülikoolide rongkäid. Tartu laululavale kerkisid 15 riigi lipud. Palava nädalavahetuse kaasnähtusena jäid paljudele meelde sääsed, keda pidasid oma sõnavõttudes meeles ka haridus- ja teadusminister ning president. Austatud Eesti Vabariigi president, lugupeetud sportlased, treenerid, sääsed, kallid osavõtjad, tere tulemast selli mängudele! Ma räägin lühidalt täna, sest ma ei tahaks, et meie rahvusputukas sääsk sööks meid kõik ära. Nii et ma kuulutaksin mängud avatuks ühe ladinakeelse väljendusega Vivat Crescat Floriat! Mängude tule süütasid maskotid sellikesed otse laulukaare pealt tulles. Sporti hakati selli mängudel tegema juba reede hommikust peale. Kõige märkimisväärsemad tulemused sündisid Tartu Ülikooli staadionil, kus esinesid hästi mitmed Eesti atleedid. Tallinna Tehnikaülikooli esindanud Märt Iisrael võttis võidu meeste kettaheites 61 meetri ja 56 sentimeetriga. Naiste 4x100 meetri teatejooksu võitis Tartu Ülikool, kelle võistkonda kuulus ka Grit Šadeiko. Individuaalselt oli Šadeiko kaugushüppes teine tulemusega 6.14. Väga meeldiv. Hambaarstitudeng Anna Iljušenko võitles välja koha maailma hooaja edetabeli eesotsas ja pääsu Euroopa meistrivõistlustele Barcelonas võites kõrgushüppe tulemusega 1.92. Sellega uuendas ta ka Eesti rekordi. Sisetingimustes on Iljušenko küll eelmisel hooajal ka sentimeetri võrra kõrgemale hüpanud. Ilm oli nii super ja päike ja soe, et tuli välja lihtsalt. Kuuldavasti on sul praegu õpingud ka väga otsustavas järgus ja see võtab kindlasti oma aja treeningute kõrvalt. Jah, et praegu on küll pingiline aeg, et ma lõpetan ülikooli ja mul on suur eksam tulemas, lõpueksam, kus pean 5 aasta jooksul kõik materjalid pähe õppima ja kordama ja väga raske praegu, aga tulemus on ikka hea, ma ei tea, kust see tuli. Võistluse eel vist unetunde ei ka natukene napiks? Jah, läksin magama kell 3, õppisin enne seda ja siis hommikul ärkasin ka suht vara ja õppisin kuni võistluseni. Saan aru, et ettevalmistus selleks välihooajaks on sujunud hästi ja korralik baas on laotud? Jah, aga kahjuks ma ei saanud välislagrites käia, nagu kõik sportlased teevad, et mul on kooli pärast, ei saanud lihtsalt. Kas oled varem ka sellimängudel kaasa löönud?
Jah, 4 aastat tagasi, kui ma olin esimesel kursusel, siis ma osalesin ka. See oli sellimängud ka Tartus ja ma võitsin ja tegin sellimängude kõrgushüpperekordid ja nüüd seda natuke 10 sentimeetrit parandas. Väga napikas. Tasavägises 800 meetri jooksus jäi ülinapilt võidust ilma TTÜ-sportlane Roman Posti, kes kaotas parima aja 1.52.79 jooksnud Tuomo Salosele Helsingi ülikoolist vaid 1 sekundi sajandikuga. Ujumises olid tugevalt esindatud Hiina ülikoolid, kes viisid koju enim medaleid. Hiina Tongji ülikool võitis ka 4x50 meetri segakompleks ujumise ja tuli 4x50 meetri vabastiilis segateate ujumises Riia Tehnikaülikooli järel teiseks. This is your first participation in Cell Student Games. Yes. How do you like the atmosphere of the games? I like it's very good atmosphere. Great friends from other countries. Good. What about your sports results? Are you satisfied with these? No, I was expecting my results to be like that. I'm very happy. Which will be the next event to participate for you? In Latvia's championship. Males arvestati tulemusi nii individuaalselt kui ka ülikoolide kaupa. Võistkondlikult rebisid teistel eest ära võitja TTÜ ja teise koha saavutanud Riia Tehnikaülikool. Järgnesid Vilniuse ülikool ja Tartu ülikool. Erakordselt tugev oli konkurents judos, kuna kohale tuli nii mitmeid riikide meistreid ja koondislasi kui ka maailma ja Euroopa juunioride meister ning täiskasvanute pronks Jevgeni Borodavko ja muid tiitlivõistluste medaliste. Edukaimad olid Eesti sportlased 5 kullaga. Kuni 73 kilogrammiste meeste hulgas võitis kulla valitsev Eesti meister Martin Järveoja Tallinna ülikoolist ja kuni 90 kiloste kategoorias Taavi Pekker. Kui tähtsat kohta sinu võistluskalendrisse Celli judoturniir omab? No praegusel hetkel, kuna võistlusid ei ole nagunii nii palju, siis iga võistlus, millel osalen, on heaks treeningute vahepeal, nagu selles mõttes, et võistluste vahepeal. Oled ju ise Tartu tooklubi kasvandik? Jah, et alustasin siin Andres Põhjala juures treeningutega ja nüüd treenin tema venna käe all Tallinnas. Kus igapäevaselt õpid ja millisel erialal? Õpin Tallinna ülikoolis kehakultuuri 3. kursusel. Naistest tõid esikohad Eestile Marta Karpova kehakaalus 52 kilogrammi, Julia Peško 63 kilogrammi ja Anna Ovtšarenko kehakaalus 70 kilogrammi. Kuidas õpingud ja sport ühildada õnnestub? Õnnestub jah, aga ma olen 3. kursusel, aga kahjuks see aasta ei lõpeta, et järgmisel poole aastal. Millist tähtsust Celli mängude judoturniir sinu iga-aastases võistluskalendris omab? On see tähtis võistlus? Ausalt öeldes see on selline kontrollvõistlus, sest ma ei tee oma kaalukategoorias ja järgmine nädalavahetus meil on turniir Soomes, see on Baltic Sea Cup. Kreeka-Rooma maadluses esinesid hästi Leedu maadlejad, kes võitsid 3 esikohta. Kuni 84 kiloste kehakaalu võitja Aleksandr Kazakevitš on ka olümpiamängudel osalenud. Poolraskekaalu võitja Aldas Lukošaitis ja raskekaalu 2 parimat Arturas Jankauskas ning Marius Krigelis on juunioride EM-i ja MM-i medalistid. Medaleid jagus ka tugevatele kreeklastele ja venelastele, kellega Eesti maadlejad konkureerida ei suutnud. Vabamaadluses olid Eesti sportlased edukamad, jättes koju 2 esikohta. Kuni 66 kiloste kaalu kategoorias Magnus Piirits ja 74 kilo kategoorias Eesti meister ja juunioride EM-i pronks Vadim Padin mõlemad Tartu ülikoolist. 2 esikohta läksid Lätisse ja 1 Leetu. Naiste maadluses võiksid 3 esikohta lätlannad ja 1 leedulanna. Eestlased ei osalenud. Celli mängudel on sellise kavaga maadlusturniir toimunud seni ainult Tartus peetud võistlustel.
Selli mängudel esmakordselt kavas olnud jõutõstmisel oli võistlejaid ainult Selli asutajariikidest. Meeste kuni 110 kilo kaalukategoorias võitis Euroopa juunioride pronks Tartu Ülikoolis õppiv Elar Graab, kes 3 ala, küki, lamades surumise ja jõutõmbe kokkuvõttes tõstis 847,5 kilogrammi. Võistluste parim tulemus oli sellest vaid 2,5 kilogrammi võrra parem. Sellega võitis absoluutkaalus Martin Skruuse Viitsemäe ülikoolist. Naiste arvestuses oli parim Laura Laan TTÜ-st 325 kiloga, kes püstitas ka kükis 130 kiloga uue Eesti rekordi. Mitmekordne Eesti meister Mari Nurklik tuli kolmandaks. Lauatennises olid oodatult omaette klassist hiinlased, jättes 5 võistlusala peale teiste riikide esindajatele vaid mõne üksiku medali. Seejuures saavutasid nad nii naisüksikmängus kui ka segapaarismängus lausa 4 võidud. Selli mängud ühendavad tõsised jõukatsumised, meelelahutuse, rahvusvahelise suhtluse, ühikaelu ja palju muudki. Sportlasdelegatsioonid täitsid kõik linna soodsamad majutuskohad, lisaks ööbis Eesti Maaülikooli endises peahoones, praeguses laborimajas oma 500 osalejat. Seal samas toimusid ka ühissöömajad ja oli vaatamiseks väljas Eesti Spordimuuseumi näitus Üliõpilasport muutuvas ajas. Majutuskeskuse ja võistluspaikade vahet sõidutasid soovijaid eribussi. Reede ja laupäeva õhtul võtsid väga paljud mängudega seotud inimesed osa ühispidudest. Nädalavahetuse jooksul nägid korralikult vaeva vabatahtlikud ja meditsiinimeeskond, kellel tuli mõne võistluspaiga ääres sportlasi päris korralikult tohterdada. Tõsisemalt poolelt toimus mängude ajal Balti ja Põhjamaade üliõpilaspordiliitude kohtumine, millega soovitakse alus panna toimivale koostöövõrgustikule. Eesti, Soome, Rootsi, Taani ja Norra esindajad arutasid ühiseid huvisid ja võtsid eesmärgiks kaasata tegevusse ka Läti ja Leedu. Rohkelt ilusaid hetki ja atraktiivsust pakkusid Selli 4 pallimänguala. Minijalgpall, võrkpall, saalihoki ja korvpall, kus mängiti kõrgemad kohad välja 3. võistluskohal. Meeste saalihoki finaalis teenis üllatusvõidu Tšehhi Tehnikaülikool, alistades traditsiooniliselt soomlaste tugeval alal Aalto ülikooli 3-1. Kolmandaks tuli Häme esindus Tampere ees. Naistest kaotas Tartu Ülikool Aaldole ja teenis hõbeda. Pronksimängus alistus Eesti Maaülikooli naiskond Tampere. Annelinna kunstmuruväljakutel peetud jalgpallivõistluste finaalis kohtusid nii meeste kui ka naiste arvestuses Tartu Ülikool ja Šiauliai ülikool. Meeste matšis jäid seisuga 1-0 peale tartlased, naiste seas leedukad 3-0. Meeste kolmas koht kuulus Tšehhi Tehnikaülikoolile TTÜ ees. Naistest võitis pronksi Aalto ülikool. Meeste võrkpalliturniiril ei andnud vastastele ainsatki geimi Läti piirivalve kolledž, kes võitis ka finaalis 3-0 Müncheni ülikooli. Raskes 5-geimilises heitluses tuli kolmandaks TTÜ, alistades Tartu ülikooli 3-2. Kristjan, oled 26. Selli mängude spordipatroon. Kui palju ise oled saanud mängude programmile kaasa elada? Kindlasti vähem, kui oleksin tahtnud, et jõudumööda olen jälginud, aga graafik on see nädalavahetus tihe olnud, et finaaliks olen kohal. Millise mulje tänavused mängud jätnud on? Sellise tõsise, kuna osalevaid riike on palju, siis on huvitav jälgida, et võrkpallitase ka, meeste finaalitase on päris korralik, et kahju, et Tartu Ülikool finaali ei saanud. Kas mäletad, mis aastal olid sinu esimesed Selli mängud? Pidi olema ilmselt 98, kui oli Tartus. Siis ma korraldasin võrkpalli ja lubasin, et kui meeskond finaali saab, et mängin finaalis kaasa ka. Ja nii läkski. Ja võitsite toona, mäletad? Võitsime, jah. Naistest näitas kõikidele koha kätte Tartu Ülikooli esindusvõistkond, kes sai ainsa geimi kaotuse turniiri finaalis
teiseks tuli TTÜ naiskond, kolmandaks Tšehhi Tehnikaülikool. Korvpalli armastavatele tartlastele olid tõelisteks maiuspaladeks kõrgetasemelised meeste poolfinaalid ja medalimatšid, mida kroonisid korralikud punktisummad. Leedukad võtsid oma ning Maaülikooli spordihoones täismaja ees peetud finaalis alistas viitautos Magnuse ülikool Šiauliai ülikooli 68-54. Võitjate eest viskas Kaunases õppiv Eesti koondislane Siim-Sander Vene 11 punkti. Oli, ütleme nii, et igasuguseid võistkondasid oli, et oli selliseid päris nagu algajaid võib-olla ja viimased vastased olid ikkagi tegelikult päris tugevad. Et selline, ütleme nii, et esimese ja viimase vahel on võib-olla suur vahe, aga kõige kehvem võib-olla see tase ei olnud. Mismoodi Eesti Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli meeskondade taset käesoleval turniiril hindad? Tartu hakkas meile päris kõvasti vastu, et nad olid päris normaalsed. Ma ei tea, TTÜ omad võib-olla, ma ei tea, kas kartsid või loobusid alguses, et lõpus nad jälle nagu leidsid uue hingamise ja proovisid hakata vastu, aga meil oli siis juba enesekindlus käes. Kaugel sul õpingud Leedu ülikoolis ja see sulle kindlasti esimeseks selli korvpalliturniiriks? See oli esimene, et ma alles esimest aastat õpin ja praegu hakkame vaikselt selle esimese aasta lõpu jõudma, et on jäänud veel mõned eksamid ära teha ja siis saab suvepuhkusele. Kas sellest võib järeldada seda, et oma lähitulevikku seod Leeduga või täpsem sõna on öelda, et oma lähitulevikku seod tippkorvpalliga? Ei, ikka korvpalliga seostub see tulevik, aga nagu ikka öeldakse, et ega loll korvpallur ei ole ka hea korvpallur, et midagi peab ikka õppima, eks ole. Pronksile tuli TTÜ, võites Tartu Ülikooli 60-53. Me ikka mõtlesime sinna finaali jõuda, aga kui saime teada, et poolfinaalis on Kaunase võistkond vastas ja Siim-Sander Vene, et seal on kõik on ikka Leedu meistriliiga vennad, et siis sealt oli väga raske võitu loota, aga mäng läks üpris hästi, et kaotsime 12 kõigest. Et tegime hea mängu, aga ikkagi nad olid jõus ja iga elemendis olid ülemist. Ega sealt teiselt poolt kergem vastane tulemas ei olnud Šiauliai meeskond, samuti väga tugev meeskond? Kindlasti seal olid ju kaks põhimeest sealt Šiauliais, Kusminskas ja Kaljus ja Leedu tuleviku lootused, et muidugi. Et TTÜ-le või Tallinna Ülikooli nad tegid mingi 4-50 vist ära. Kokkuvõttes siin oli tegelikult edukas hooaeg selja taga. Kuidas ise selle kokku võtad? Ma ei tea, indeks võin panna äkki 4 või 4. Naistest võttis esikoha Tartu Ülikool, Läti Ülikooli ja Tallinna Ülikooli ees. Treenerina sulle kindlasti magus võit. Väga magus. Eelmine aasta oli meistriliiga, 3. koht oli meile kõigile väga magus, sest me paar hooaega ei saanud üldse vist kohale medalile. Ja see aasta naiskond oli nii vähe, et hästi jäime 4. aga meie põhieesmärk ongi mängida ja me naudime õudset mängu ja et saaks hästi palju mängida. Ja see oli väga-väga magus ja väga-väga vahva. Kokku jagati mängude 11 spordialal välja 95 medalikomplekti. Medalite arvu järgi olid edukaimad Eesti kõrgkoolid. Pärast korvpallifinaali andis Eesti Akadeemilise Spordiliidu president
Ants Veetõusmäe Selli mängude lipu üle oma Leedu ametivennale Czeslavas Karvaljauskasele. 2011. aastal toimuvad Selli mängud Kaunases. Pisut siuke väike rõõm on hinges, et on ära tehtud ja ilmataat soosis meid Tartus esimest korda nendel mängudel, nii et tegelikult on emotsioonid päris head. Ka külaliste esmamuljed, nii palju kui neid väljaspool siis korraldajaid kuulda on olnud, on tegelikult väga head ja ilmselt kõigi aegade parimad Sell mängud siin Tartus korraldati. No tuleb nii öelda vist, et Selli mängudega loodetavasti on nagu olümpiamängudegagi, et iga kord, kui Selli mängud on lõppenud, saab öelda, et tehti kõigi aegade parimad ja see peaks olema see, mis nagu Selli mängude vaimu elus hoiab, et kõik korraldajad üritavad teha mängud nii hästi, kui parasjagu võimalik on nende vahendite ja võimaluste piirides, mis neile antud on.